Vaadake nüüd, kus ma olen sattunud. Auto disaini aeg on käes, disain on vaja ette ära teha ja ma olen tulnud A-disaini kontorist. Olen vaatama, kes kontoris on. Tere, tere! Tervi, Karel! No nii, A-disaini mehed, mul on teile väljakutse. On vaja teha üks kõige ägedam driftiauto üldse siin Eesti maastikul, vaata. Ma tean, et teil tuleb ka enda auto, aga see peab sellest autost ka vägevam olema. On võimalik? Seda on raske üle trumbata. Ei, seda on raske üle trumbata. No nii, meil on siin Mario ja Kardo A-disainist siis. Tegelikult Mario disaine te olete juba näinud, aga ma ei ole seda öelnud. Et Sim Racingus, kes on R8 disaini näinud, siis see on Mario käte poolt valmistatud ja minu vormeli liver on ka tehtud, et seda mängude jaoks tehti disaine või? Seda võib reklaamida või? Põhimõtteliselt võib reklaami teha, et kes tahab, võib vabalt minu poole pöörduda. Et saab mängu ka liveri nii-öelda lasta teha professionaalsetel disaineritel. Et kunagi see disain, ma tegin selle konkurssi ka, et see on nagu tegelikult varastatud teise kompanii inimestelt, kes disainisid selle välja, kes ma tegin konkurssi, et nemad võitsid selle ja seda on natuke modifitseeritud ja edasi tehtud ja nendest on need liverid tehtud siis. Et aga autole siis peaks tulema ka enam-vähem sarnane liveri. Külje pealt me natuke muudame sponsori asju, kohti, aga peaaegu peaks sama tulema. Et me juba saate hakkama, jah? Peame sama. Proovime. 350 ei ole väga leida neid, ma ei tea, kuidas neid kasutatakse, skinne või mis asjad need on üldse? Template'id kutsutakse neile. Just. Et on originaal olemas, on 40 eurot ja siis sa vaatasid, et Rocket Bunny on 70 eurot. Jep. Oi, kurat, tahavad raha saada. Kliendid helistavad. Aga teil on mingi äge 3D mingisugune asi ka või? Mis asi see on üldse? Mis programm see on? Kuidas see kutsutakse? 3D Changer on nimi. Et siin on võimalik näha siis 3D mudelina kohe disaini. Okay. Et ma arvan, et plaan olekski sinu puhul niimoodi, et algul me võtame nii-öelda 2D template'i peale, teeme algselt see disaini ära ringiratast. Kui see on enam-vähem tehtud, siis ma tõstan asjad siia 3D programmiga üle. Ja siis saame juba 3D's ka nii-öelda 360 vaata autost ja disainist, et kuidas ta päris elus võib jääda. No ütleme nii, et väga fancy ja edev ja professionaalne lähenemine nende asjadele. Ja kaua ühe auto disainimine sul tavaliselt aega võtab või millest see üldse oleneb või? Eks ta oleneb disainist, oleneb sellest, kuidas, mis infot klient suudab peale mul anda. Et sinu auto puhul ma ütleks, et ma arvan, et siuke 5 tundi ma teen ikka seda. 5 tundi. Et hea on olemas see, kui on kliendil endal mingid soovid ja ideed olemas ja mingid näidised näiteks netist võetud, et eks see nagu aitab kaasa asjale. Aga see võib ka teistpidi ka minna, et kui klientil on liiga suured soovid, siis me jäämegi nikerdama järjest iga asjaga seda. Ja väiksed detailid. No ma väga siuke nõudlik ei ole, peaasi, et siuke äge edev must tuleks musta punase valgega, ega muud ei olegi. Ma arvan, et sellega saad hakkama, sellega ei ole probleemi. Sinu läheb vähe lihtsamini õnneks. Jah, kapotiga oli peavalu ainult, on ju. Jah, see oli tehniliselt juba nii raske asi, kui sul nii palju fänne asju on, et kõik need nimed... Jama on fänne nii palju. See ei ole kunagi jama. Aga jah, sellega oli peavalu natuke, et seda sai disainitud mitu korda ja seda protsessi tegelikult olete näinud. Ja ma arvan, autoga läheb märksa lihtsamini. Karda jookseb siin ringi, mida sa jooksed siin nüüd? Tule räägi ka mingit kasulikku asju. Mis see masin teeb? See lamineerib, see kaitseb printi. Mis see tähendab, et siis prindid musta asja välja, see on printer? Musta ei ole otseselt vaja printidest, must on ala sellisel kujul valmis lahendus olemas, et on küll laiemad rullid, et meil on siuke kitsas ülts, mis on, me kasutame seda tegelikult auto liistude mustaks kleepimiseks. Mis suures pildis tulevikus võiks olla täiesti siuke do-it-yourself kit. Aga mis värvid see printerist tulevad mingisugused? Kui on siuke, ütleme, sinu disain, kus on hästi palju erinevaid värve, erinevaid efekte, erinevaid lahendusi, et siis ei muuda teda mitmekihiliseks klepsuks. Reaalselt prindime ta printeriga välja, siis laseme tal kuivada ja siis siia läheb vastavalt materjalile oma läbipaistev kile peale. See siis kaitseb seda vihmastiku päikse eest? Ta kaitseb ka, ütleme, siukse UV vastu, kergemate füüsiliste vigastuste vastu, teda võib pesta, hooldada, tegelikult nad on täiesti poleeritavad, nendega kapsus kõik asju teha. Ja siis ma vaatan seal konkurentidele, mis need konkurenti pildid siin üleval on? Kas need disainid on ka teie poolt tehtud siis või? Noh jah, ütleme need 2019 aasta oli siuke nagu ikka, et viimastel päevadel tuli vahe midagi välja mõelda. Ma vaatangi, Bremsi auto on ka seal, Brems oli ka siin nagu lõhna peale tulnud, kui te teadis, et ma siia tulen.
hoia alt see hooaeg, kui sa rajale tuled, ma sul teen. Ainult autodisainiga ei tegele ju, tegelikult teie käest saab ju täiesti tavalisi kleepsi, mis on ka minu merch'i kodulehel olemas. Meie poolt disainitud, mina saadan sulle selle soovitud faili, iga kord printid tahavad erinevat faili, kes tahab SVG-d, PGNG-d, ma ei tea, mis AI-d. Ja tegelikult ongi see auto teema tuli natukene hiljem. Me võtsime, olime kui tegelikult siuke klassikaline trükikeskus, aga kuna me ise oleme autoinimesed, oleme ringraega seotud, oleme driftiga seotud, siis see kõik koorus ja kasvas. Jah, kuna need disainid nagu tulid välja ka mingil määral, klientidele meeldisid need asjad ja sealt siis tegelikult meie põhitöö nüüd ikkagi on ettevõtetele, autodele, brändi ja disainide loomine. Ja ega ma ei oskagi muud öelda või, jätame mehed siia tööle, et täna töökoja poole peale ei lähe, et sinna lähme siis, kui peab autot kleepima hakkama või tulete mulle külla või? Vaatame jooksvalt. Kuidas saab? Võib-olla sinu mõistes on lihtsam, kui me kohale tuleme. Võib-olla. Et ei ole seda tassimist ja saab samal ajal võib-olla kolmandate, neljandate asjadega tegeleda ka, et me ei pea tervet seda autoehitus seisma panema selle kleepimise pärast. No vot, mina soovin ka Mariole siis jõudu ja jaksu ja jooksvalt hakkame nägema, millised disainid välja siis mõeldud on koostöös. Vahepeal on siis autodisain valminud, nagu te nägite siin videoklippidest, mis on väga uhked ja näed, disaini autor on ise siin, mõõdab nüüd päris maailmas. Arvuti peal, ekraani peal on auto palju väiksem, kui päris maailmas. Auto peal on väiksem, ekraani peal on väiksem küll, jah. Et mõõdetakse nüüd üle täpselt niimoodi, et saaks need enam-vähem, ma isegi tea, logod ja asjad õige koha peale või see materjali kulu või? Peamiselt vaadata üle, et esi- ja tagastanged, et kui palju me siit oleme tegemises, see, mis kavandi peal on, ei ole täpselt samasugused esi-tagastanged. Kuna see on Frankenstein erinevatest tükkidest, siis oli vaja auto tuua näitamiseks. Kuna me just Dünost tulime, aga seda te juba olete näinud, siis oli hea võimalus siit kohe mööda sõita ja nad saavadki nüüd ära mõõta asjad ja siis tuleb spot on disain. Nagu te näete videode piltide pealt nägite, siis see on väga äge, edev ja agressiivne, et mulle meeldib. Ja kui me veel videodest räägime, siis seal ei ole seda tagatiiba ja seda esti ei ole, mis teevad selle veel ägedamaks. Et mehed on kõvasti disainiga vaeva näinud ja ega nad varsti tulevadki meile garaaži külla juba kleepima.
no nii, näete, ilus pilt on seina peal. Me siin juba arutasin, mõtlesime, et see peaks ainueksemplari keepima selle ilusa selle mati peale. Siia nurka paneme 001 hashtag ainuke ja siis paneme siia A-disain, paneme oma autogrammid ja meie Martiniga paneme siis, ma ei tea, loosime välja või paneme oksjonile osta.ee-sse. Auto on pildi pealt siuke, kas ta näeb päris elus ka siuke välja? Keera kaamera ümber. Päris hea näeb välja, et ma olen ka just garaaži jõudnud, Martin on siin päev otsa näinud seda protsessi, pani timelapsid käima siin, ega ma ei teagi, kuidas see päev on sujunud siin, Kardof, räägi. Päris sujuvalt või? Ei olegi pisaraid või? Ei ole. Veel ei ole või? Kas on läinud probleemide vabalt või? Tervest. Keegi helistab mulle. Stange tuleb ka, selles mõttes head uudised. Mis ma öelda tahtsin, et terve see päev on timelapsi peal otsast lõpuni, mingi, ma ei tea, 10 minti on vahelt puudu, nii et... No see 10 minti pole timelapsis näha. Siis saad aru täpselt, vaatad kaadri ajal, et mis ta täpselt tegi siin. Eesi tiivad olid siuksed kumerad. Nendega oli häda. See kumerus siin tekitas, selles mõttes, et ta käiski eelmine õhtu, ta käis siin spionamas vaikselt, võttis oma need valged tükid kaasa siin ja siis kleepis jumala lampi need siia peale, lasi fööniga, ma ei tea, soojaks, mis ta siin tegi, ütles, et homme vaatame. No ja hommikul tulid, mis oli? Väga hea. Oli väga hea või? Et sa arvasid, et võib-olla tõmbab ääred ära, aga ei olnud häda midagi või? Pole tõmmata ääre taha. Pole ääre taha tõmmata? Sellest on viivertiivad, siis seal see viiver, selle lõpptöötlus lõppeb selle äärega, nii et see kuskil ääre taha enam tõmmata ei ole. Aga kui tavaline on, et sulle antakse siuke laiguline auto või sa võib-olla ütled, et sa ei võtagi vastu seda, selles mõttes, et see ei nakku sinna külge? Pigem ei ole, eks ei ole vaja. Drifti ja ringraja lõbu on, et... Selles mõttes, et ei ole ju mõtet autot üle värvida ja siis lasta kleepida. No ta ilusam ja parem oleks. Eks see küsimus on see, et kes mida tahab, et lõpuks on see, et see on ikkagi drifti auto ja siin tuleb nagu mõistusega võtta seda asja. Et jah, mida ta ilusti viisakalt tahab öelda, et see ei jää nii siledaks ja ilusaks. Nii see paraku on, et ma saan aru, et teil on failid ikkagi arvutis olemas, on ju, et kui juhtub, loodame, et ei juhtu, aga kui juhtub, siis põhimõtteliselt vajutab print-nuppu ja tuleb. Siis on vaja kleepida jälle. Martin, me hakkame su seda kompaki roosat kleepima. Ei, me juba sind ei olnud, me juba arutasime, et kuidas teha, et ma ütlesin, et ma tahaks nina musta, et siis võib-olla tuleb nagu vastupidi ja mingid detailid tulevad sellest sinu disainist, sest muidu on 2 päeva lisatööd põhimõtteliselt. Et siis ma olen seal see kloon, poolik kloon. Poolik kloon, valetati kloon või? Aga sulle paneme mingi muu peasponsor, MTS ei pane sulle? Paneme vampiire sulle äkki? See jääb, aga teistest ma ei tea midagi. No võt, et see külg on nüüd, siit on mõned logod veel puudu, töö nagu käib, see on poolik, siin alumine äär on ka, kollane joon on paista, siin 2 disainerit läksid omavahel praegu riidu ja tülli. Üks ütles, et peab musta panema, teine ütleb punase joone. Ja siis nad ütlesid, et mina pean otsustama. Ma ei tea, kelle poolt olla nüüd. Aga mul visuaali ei kujuta ette, kumb parem on niimoodi, et ma ütlesin neile, et värvige ühelt poolt mustaks, teiselt poolt punaseks, vaatame kumb jääb. Siis peab ühe ümber tegema. Ma võin ise kleepida vaata, siis ma saan ka harjutada. Et see kleepimine on hästi lihtne töö. Kleepijaid Eesti pidi täis olema, kõik teevad. Palju odav kõik on jumala. Jumala odav on kõik. Ühe päevaga. Okei, see on kõik jälle vastupidi pööratud nali, päris nii lihtne ei ole. Häid kleepijaid ei ole võtta. Eks neid ikka on, aga nende heade kleepijatega on see asi, et neil on juba endal tööjärjekord ilmselt juba nii suur ja kes vähe asjalik on, siis ta on juba samamoodi ettevõtja ja ega neid niimoodi üleli ja palju nurga tagant võtta ei ole ja ukse tagant järjekorras need ei ole. No võt, siin või ikka üleskutse A-disaini ukse taha mingi ja kraapima ütleb, et te tahate räigelt kleepida. Ja kui keegi kogemustega on, võtan julgelt vastu. Kogemustega võib minna kohe ja küsida mingit tööd. Aga kes tahab õppida, siis peab tegema 5-aastase selle lepingu, et A-disainist ei tohi ära minna. Siis Karda koolitab aastaga välja ja 4 aastat peab kleepima nii, et igimull on otsas. Et see on siuke põnev, huvitav töö, seda tahaks ilusti osata. Sellepärast, et meie võistlustel kleebime neid klaasisirme siia. Noh, 7 aastaga ma olen päris osavaks muutunud, ainult paar mulli tuleb ja mõned kortsud. Aga sirgelt isegi ei suuda seda asja panna. Rääkimata siis mingitest väikestest või külje kleepimisest, et see on päris hull. Kas see stanged on magustoit kirstordil või? See on magustoit, jah. Eriti esimene või? Eriti esimene. Seda praegu küljest? Selle jätame homme kontorisse laua taha. Nokkimistöö või? Jah, saab vahepeal ära käia ja ennast õues vähemalt maa rahustada. Et sa saad üksi seal ropendada, siis selles mõttes, et sa ei pea siin meil ropendama. Ja sind oli küll täna viisakas. Oli väga viisakas, et pidas ennast üle. Pidin palju tagasi hoidma. Aga Mario, kuidas oli? Mario
pani oma need logod paika ja põgenes või? Mario kontrollis, et ma kõik õieti teen. Sulle niipidi või? Jaa. Ma sain aru, et sa oled ikka see suur ülemus. Mina kleebin, aga disainer on see, kes vaatab, nurgad õieti jookseks. Et põhimõtteliselt Mario tuleb pärast, võtab selle sama plakati siin, on ju. Ja siis vaatab, et sa oled õieti pannud kõik oma koha peale. Just. Tuli on vale koha peal. No nii, vahepeal on läinud mõned päevad mööda, ma olen käinud juuksuris ka ilusaks saanud nagu Kardo. Näed, jumal tänatud. Ja auto kallal on nokitsetud. Eelmine kord jäi pooleli natuke sellepärast, et oli vaja logode suurusi natuke asju muuta, et oleks kõik muutios gracias ideaalne. Just. Nii, ja nüüd sa tulid tagasi ja nüüd me oleme saanud siia veel kleebiseid juurde ja selle esiosana jõuame. Õnneks reveal videot te vist nüüd juba olete tegelikult näinud, kui te seda videot näete, siis me võime auto täit välimust ka näidata. Aga nüüd te näetegi, kuidas see kõik juhtus, kuidas ta siukseks ilusaks printsessiks sai või. Saad sadulsepa kleepse juurde, siia Keevitsmäe ümmargune kleepse juurde ja kõige suurem see muutus, mida siin enne ei olnud, on see tagarest. Et aerodünaamilisest videost meil üks mees nägi, et meie fänn Marko, et mis asja te tahate siukest koledat peletise kuradi laastakat siia panna. Ütles, et andke see rest siia, et ta teeb ilusa asja ja mees tegigi ilusa skuubi siia. Siia on juba lisatud piduri tuli ka ja refipunkti kleeps sobis sinna hästi peale. Ja tagatiib on ka siis värvitud läikivaks nii-öelda mustaks. Ja tagastangerid on küljes kleebitud. Kas sellega nagu ei olnud probleeme või? Kui me oleme esistange juurde pärast, siis sellega me pikem jutt. Eks tal on omad probleemid, aga ütleme, täidab oma eesmärki. Täidab eesmärki, jah? Et seda nagu kleepida ei olnud väga olnud? Väga hull ei olnud, eks tal on pigem on need venitusnakke kohad, et kuna on töötlemata aluspind, siis seal jubedalt tuleb läbi mõelda, kus sa oma venitused ja pinged jätad. Aga muidugi musta värvivalik minu poolt on ka siuke jälle see, et siit on kõik näpujäljed, kõik kriipsud, kraapsud, tolm. Kõik see on nagu hästi sa teed ühe sõidu ära, siis tuleb see rehvipuru peale, siis enam niisuguseid asju niimoodi tähele pane. Eks nüüd on juba see ka, et nüüd on kleebitud, et nüüd võib juba mingisuguse ägedama ainega üle käia ja ega siis see näpujälg nii hästi peale jääb. Jaa, aine tuleb ka, sellest räägime siis, kui jah, nüüd see siinne osa on kõik ära lõpetatud. Esistangega, see oli mingisugune pahandus, nagu ma aru saan, et sellepärast, et see ei olnud värvitud tükk. Jah, eks seda sai päris mitu korda tehtud, et sa panid esimest korda tegite ära ja jätsid tööstuseks seisma ja mis see oli siis? Ja tal oli teatud testitükkidega samamoodi nagu siin alguses tegime esitiivaga, et proovisime põhilised pingekohad ära. Peavalu on niisugust? Sai natuke nikerdatud, jah. Kumerate detailid, kaua aega läks tangega, ütle see seda, et avalikusta see need tunnid või? Kas sa tahad avalikustada? Kõik kokku, ma algul üritasin isegi timelapsi teha, mõtlesin, et ma teen sulle natuke materjali, aga see materjal kuusis liiga suureks ära. Selle kogu maht oli circa 90 tundi. Oi. Ainult see stange? Ainult stange. Me ei räägi tervest autost siin, see tuleb lisaks. Terve auto... See on isegi lihtsam. Ilmselt võttis sama aja, üldkogused kui see stange. Oi, ja nüüd, kui ma selle kuhugi pihta sõidan, siis ma tulen meelde see Kardo pisaratega need kleebitud asjad. Siis ma tulen uuesti ja stange. Tee veel korra. Tegelikult ma natuke lihtsustasin olukorda ka, et ma tegin keskelt riibu lihtsalt põhjusel, et kui on vaja üks nurk välja vahetada, et siis me pääseme selle ühe nurga vahetada. Kaval peab olema. Ja tuledega oli ka siin, et ma tean, et nendega on ka nüüd täiesti eraldi story, ma isegi tea, kuhu pidi panna seda, et Maarja nägi vaeva, et disainis neid tulesid siia, et ta jääks siuke 3D efekti näge, aga noh, see on ka jälle hästi mitu tundi vaeva nähtud, aga ta ei ole nagu see, nagu ta võiks pidi siin auto peale. Ta ei ole päris see jah, sest ikkagist Nissani tuli ei ole siuke klassikaline tuli, siis see nagu 3D-st 2D-sse, 2D-st 3D-sse, et see on siuke omaette kunst, et praeguse ajaraamiga lihtsalt seda ei ole füüsiliselt võimalik üles ehitada selliselt. Jah, et sellega on, kõik asjad ei tule alati välja, vaata, üritad küll, aga ei tule välja. Et kui me seda endelgust vaatame, tegelikult siin on see 2D mudel olemas, siukse kujuna.
aga seda 3D-ks niimoodi ümber teha, et seda oleks normaalne välja printida, siis see on nagu väga palju töötunde. Et kui keegi tahab, siis tehke ära ja siis saab müüa seda kleepijameestele ju. No, teile tuleks tasuta, minule ja A-disainile tuleks tasuta anda, aga edasi teistelt võite 10 nahku kogu. Vähegi niisuguseid hakkajaid meie on, ega meil nendest tööst puudust ei ole, et meil on neile ainult neid asju ette anda. Et 3D-na mingit renderdusi teha, ongi kleepsu nagu imitatsioone. Absoluutselt, et samamoodi nagu me sinu auto preview tegime videokujul, et ka see niisuguseid nikerdamistöid tegelikult on meeletult palju. See on ka, et äge fännidele kõik, see on teile jälle, et oleks just, näidata, et kui mehed tahavad, mis võimed neil on. Just. Sama ägedaid disaine siis pöörduge A-disaini poole või kleepse või niisama reklaamplakateid või mida iganes. Lai ampluaa on, millega te tegelete. Ja ma vaatan, üks sportauto ootab seal tagataustal juba. Noh, see on normaalne, et BMW-d Nissani sinna taustavalgusse jäävad, see on tavaline. See hakkabki nii olema see hooaeg. Aga jaa, seal Martini ootab ka kleepsutöö, et see tuleb midagi sarnast, aga... Ta tuleb lihtsustatud kujul, aga võrdlemisi sarnane, jah. Et võite A-disainist küsida disaine, aga nii ägedat disainid ei saa, nagu te siia mulle tehti. Teistele ei tee nii ägedaid. No, eks me üritame ikka kõigile pakkuda, olete kõige ägedamad, vastavalt iseloomule. Ei tee parem, see aasta ärge tehke parem. Sul lihtsalt veab sellega, et sul on niisugune teistmoodi auto, üldpildis, et ega täpselt samasugust asja nagunii ei saa. Yes. Ja nimed printisite ka välja, et neid toetuskampaania raamis nimesid on väga palju tulnud ja kui ma siit kohe vaatan, vaadake, kes siin all on. Mihkel Normal Tults isegi toetab siin meie Vampiiraja projekti. Tultsil on endal ka JDM, äkki ta sellepärast nagu toetabki, et tal nüüd ka Suprameest. Ja siin oli veel väga huvitavaid nimesid, aga need nimed siis paneme ka siia kapoti peale kuhugi, jah? Ma vaatan, et ruumiga ongi juba kitsas käes, jah? Ruumiga on sul päris tuule, jah. Et ma ei tea, kuhu need mahutavad, aga natuke veel mahub. Ilmselt ma ei tea, kuhu me nendega minema hakkama, aga ilmselt need mahuvad ära veel. Vot, nimed on ka siis, siin videos ma ütlen, et veel on võimalus teha neid, aga mingi hetk läheb see lukku ja kapoti peale enam nimesid juurde ei saa. Toetusprogramm jääb alles, aga natuke teeme selle ümber. Vot, ma ütlen suur tänu A-disainile, lingid on all descriptionis siis. Ja vaatame nüüd, mis me selle autoga edasi teeme. Näha, auto on disaini peale saanud ja ongi video lõpp käes ja me siia video lõppu veel anname teile huvitavat informatsiooni. Esimene asi on see, et ka minu auto saab väikse disaini uuenduse. Jah, seda te näete järgmises episoodis ja täna õhtul või näeb laivis. Õhtul äkki näitame see autot laivis korra äkki või pilti või, vaatame. Täna õhtul igal juhul pühapäeval siis tuleb live, meeskonna live. Tirime kõik meeskonnaliikmed kaamera ette vägisi, nad väga ei taha osad, aga võtame nad ikkagi vägisi siia ja anname võib-olla mingit seda märjukest, et neil see jutt ka leebemalt jooksma hakkaks seda paar limonaadi sisse jootma. Ja siis saame neile, meie oleme telesaate juhid, nagu me siin oleme valmis, hakkame neid kiusama küsimustega. Et me ei peagi võib-olla ise nii palju seekord rääkima, et kurk valus pärast on. Jah, et me saame võtta abiväe aika ja räägime auto ehitusest ja sellest perioodist ja kõik, kuidas see sujus ja läks. Mõelge siis igasugused küsimused meeskonna liikmetele välja. Pange alla juba kommentaariumis kirja ja loosime ka väga vägevad auhinnad on välja panna, kes toetavad meie kanalit ja teevad donationid. A-disain paneb auhinnad välja, meie paneme ühe vägeva auhinna välja ja ma ei tea, kas MTS paneb ka äkki midagi välja, vaatame selleks ajaks. A-disain. A-disainist kleepsutult. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba õhtul. Näeme laivis. Näeme laivis. Tšau.